No tere maailm, siin Lauri üks partner kinnisvarast, et täna räägime siis huvitava loo, kuidas mu potentsiaalne klient kaotas ühe päevaga 50 000 eurot. Lugu järgmine, et oli siis inimesega kokku lepitud, et võtame ta maja müüki. Maja hinnaks oli kuskil 200 000 eurot. Ja pidime siis objekti minema üle vaatama, võtan ühendust, aga inimene ütleb, et mul on ostja olemas juba. Ma ütlen selge, et kus sa selle ostja leidsid? Ta ütleb, et ta mingi tuttava kaudu kuidagi sain. Siis ma küsin vastu, et mis see hind on? Ta ütles mulle mingi 150 või 160, ta täpselt ei öelnudki, ta ütles midagi selle vahepeal. Ma küsisin ta käest vastu siis, et kas sa tead ka palju su reaalne väärtus on kinnisvaral, et enne kui ma lähen inimesega kokku saama, ma alati uurin välja reaalse turuhinna. Mina teadsin, et see hind oli kuskil 200, natukene peale. Ta ütles, et ta müüs maha selle kuskil 150-160-ga. Et siis ma küsisin, et kas sa nagu turu kohta tead ka midagi, nagu sa tead elementaarset turuväärtust. Ei, ma ei tea, aga mul on ostja olemas. No selge, kurb ongi see, et sa mõnikord teed nagu pool elutööd, investeerid selle enda kinnisvarasse, kogud raha, ja siis nagu ühe rumala otsusega suudad sa selle suure hulga rahast nagu ära kaotada, lihtsalt ühe tehinguga. Sa suutsid müüa oma maja, mis maksis 200 000, 150 000-ga. Ma küsisin ta käest vastu, et kas äkki me saame kokku, ma räägin, palju see väärtus on. Ei, mul on jube kiire, pani toru ära. Ja kohutavalt kahju. Et siinkohal ma tahangi nagu panna omanikele südamele, et enne kui te teete nagu tehinguid, enamik majade tehinguid on päris suurte summadega, eriti Tallinna piirkonnas. Me räägime siin 200, mõnikord 300, mõnikord 400 000. Ja ma ei tea, kas siis nagu see inimese ahnuse aste on niisugune, et küll ma ise müün oma vara maha, ma tean väga hästi hinda. Aga reaalselt see igapäevaselt ei ole ju kinnisvaratehingutega kursis. Ja et maksta see, kas me ütleme siis maakleri tasu või vahendustasu, et mõned protsendid sellest tehingust, kas see on väärt seda, kui minna nagu 100 000 eurodega riskima. Siin on igale ühele mõttekoht. Et loomulikult ma saan aru, et me kõiki ei saagi aidata ega päästa ja võib-olla kõiki vajagi abi. Aga ma ütlen su ausalt, et kuskil 8 inimest 10 vajavad abi. Ja meie töö on tuua sulle ju lisandväärtust. Nii et kui sa tunned, et sellest videost oli midagi kasu, siis mul on väga hea meel, et ma sain vähemalt selle video najal anda siis mingit lisandväärtust. Ning kui sa vajad abi siis kinnisvara müümisel, ostmisel või nõustamisel, võta ühendust, telefonimärk on siin, et äkki saame olla üksteise kasulikud. Olge siis mõnusad ja tšau!